See aga tähendab seda, et mul on iga kord julgus astuda Jumala ette Kristuse õiguses, tema lõpetatud töös, tema vere kaudu. Ma ei pea Jumala ees silmi maha lööma. Ma ei pea astuma Jumala ette süütunde ega häbiga oma mineviku pärast. Jumal ei oota meilt täiuslikkust, sest oleks ebanormaalne nõue. Jumal ei oota meilt eksimatust, sest see oleks samuti ebanormaalne nõue. Jumal teab, et me eksime ja vaatamata sellele annab ta meile õiguse, julgusega tema armutrooni ette tulla. Me ei tule oma õiguses, me tuleme Kristuse õiguses, me tuleme Jeesuse vere kaudu. Ma nägin ilmutust ühest tohutult suurest ja võimsast üleni raudrüüsinglist, kes seisis üüratu mõõk käes. Ta jalge ees lebasid ahelad, mis ta oli oma mõõgaga purustanud. Kuid siis, kui mina teda nägin, seisis ta liikumatuna. Ta ei lõhkunud kellegi ahelaid. Ma usun, et see oli minu ingel, kuid ta ei liigutanud ennast. Tema mõõga ots oli maa peale toetatud. Ma mõtlesin, et miks ta ei liigu, miks ta mitte midagi ei tee. Ma nägin seda sama inglit liikumatus seismas ka järgmisel päeval. Ma ei mõistnud seda ilmutust. 3. päeval tundsin südames valu, mul oli südames valu ja ma ei teadnud, millest see valu on. Ma läksin Jumala ette, panin ülistuse mängima ja palvetasin keeltes. Ühel hetkel vaatasin arvuti ekraanile, kus ma nägin ühte videot, mille pealkiri mind kõnetas. Ma polnud kunagi varem selle väljaande videosid kuulanud, kuid selle video sõnum oli täpselt 10. Ja ma sain aru, miks mu ingel ei liigutanud ka. Minu südames oli süütunne. Minu südames oli hukkamõist iseenda vastu. Sellest ka see valu mu südames. Saatana oli üles toonud asjad, mis ma olin ammu andeks palunud ja korda pannud. Kuid ma ise lubasin saatanal need vanad asjad üles tõsta. Ma ei teinud seda teadlikult. Ma isegi ei pannud tähele, mida ma tegin. Mis näitab ka seda, et see oli mu harjumuspärane mõtteviis. Ma olin süüdistuse all ja seega ei seisnud ma Kristuse õiguses, mis mulle kuulub. Ma seisin väärtusetuses ja mu ingel oli nagu halvatud. Ja peale seda tõstiski Jumal uuesti minu jaoks üles Riina mitme aasta taguse unenäo. Ja ma sain aru, et see süü, häbi ja hukkamõist on asjad, mis lasuvad kogu meie maa üle ja meil tuleb üheskoos nendega tegemist teha. Kuid mitte sõitlemise ja võitlemise teel, vaid eelkõige meeleparanduse teel. Süü, häbi ja hukkamõist on sees igas me vereliinis ja meil tuleb nendest meelt parandada kogu oma vereliini eest ehk suguvõsa eest ja seejärel neist lahti öelda ja need väed oma suguvõsa pealt purustada. Kui me oleme seda teinud, siis on meil ka meelevald nende jõududega sõitlemise teel tegemist teha. Kuid ilma eelneva meeleparanduseta saaksime vaenlase vägedelt ainult peksa, sest me ei saa sõidelda seda, milles me ise või milles meie perekond või vereliin süüdi on. Kus on siis tasakaal? Jumal nõuab meilt pühadust, kuid meie näeme seda, kui palju me ikka veel eksime. Kui kerge on siis inimlikult astuda kuradi poolele, ilma et seda isegi endale teadvustaksime ning nõustuda kuradiga. Kohe, kui me seda teeme, tunneme ennast väärtusetuna. Meil on tunne, et kuidas ma võin sellisena Jumalalt üldse midagi küsida või vaimumaailmas midagi deklareerida. Seega me palvetame kahtleva meelega ja me seome oma ingleid. Süüteadvus ehk guilt consciousness inglise keeles on üks suurimaid takistusi vaimse meelevalla ja autoriteedi teostamisel. Kuna autoriteeti ei saa rakendada seal, kus valitseb süü. Süüteadvus mõjutab usklikku võimekust näiteks autoriteedi vaigistamisel. Autoriteedi teostamine nõuab kindlat veendumust oma juriidilisest positsioonist. Kui usklik on teadlikum oma läbikukkumisest kui oma õigusest, on tema autoriteet summutatud. Teiseks on sisemine kõhklus ja ebakindlus,
mida see teeb. Süüteadvus tekitab sisemist kõhklust, mis nõrgestab uskliku enesekindlust. See ei tähenda, et Jeesuse nimi oleks kaotanud oma väe, kuid see tähendab seda, et usklik hakkab kahtlema oma seaduslikus õiguses seda nime kasutada. Ja positsiooni asendumine anumisega. Vaenlane püüab hoida usklike paturegistri kesksena, sest ebakindel usklik ei tegutse kunagi meelevallaga. Selle asemel, et käskida ja deklareerida, hakkab süüteadvuse all olev usklik paluma ja anuma, käitudes nagu kurjategija, kes loodab halastust, kuid mitte kui õiglane pärija, kes teostab oma õigust. Ja me hakkame oma sõnu pehmendama. Süü käes vaevlev usklik kaldub oma vaimseid deklaratsioone pehmendama, lisades neile vabandusi või selgitusi. See muudab deklaratsiooni jõuetuks, sest meelevald ja autoriteet peaks rääkima veendumusest ja kindlusest, mitte soovist või lootusest. Ja see ka purustab meie veendumuse. Kui meil puudub teadlikkus oma juriidilisest õigusest Kristuses, ei kanna välja öeldud sõnad isiklikku veendumust. Ja selline usklik võib küll loota tulemusi, kuid lootus ei ole meelevald ega autoriteet. Efeslastele 6. peatükk paljastab ka selle, et kui me ei käi Kristuse õiguses, siis puudub meil soomusrüüt. Sest see on see, mida Efeslastele 6. peatükk ütleb. Me oleme keset vaimseid võitlusi ilma soomusrüüta ning vaenlase tulised nooled tabavad neid ilma suurema vaevata. Vereliini ja ma paletan selle palve, just selle meie vereliini palve süü, hukkamõistu ja häbi pärast, mis on meie maa üle. Sa võid palvetada selle minu järel, oma perekonna, oma suguvõsa, oma vereliini üle. Ja see palve on koostatud ühe maailmas ees mineva vabastusteenistuja Daniel Duvalli poolt. Okei. Taevane Isa, ma tulen sinu ette Jeesuse Kristuse vägevas nimes. Ma tunnistan iseenda ja oma vereliini nimel, et meie suguvõsa on tegelenud hukkamõistu, süüdistamise ja häbiga. Ma palun iseenda ja oma vereliini nimel andeks need patud. Ma ütlen Jeesuse vere jõul lahti hukkamõistust, süüdistusest ja häbist iga möödunud põlvkonna nimel 4. põlveni välja. Jeesuse nimel seon ma nüüd rauast ahelate ja vangiraudade ning kuldsete köitega kinni kõik kurjad vaimud, kes tegutsevad minus ja minu perekonnas ja selle ümber hukkamõistu, süüdistuse ja häbi tõttu. Ma kuulutan, et need vaimud on nüüd läbi torgatud ja kohtumõistmiseks välja tõugatud. Sinna, kuhu iganes tõeline kuningas Jeesus nad saadab. Ma kuulutan, et kõik kurjad vaimud, kes püüavad viibida või väljaviskamisele vastu seista, neid rünnatakse nüüd jõhkralt, isanda mõõga, noolte, Jumala tulise pikse noole, rahekivide, elava vee tsunamide, sõjamootorite, taevaste sõjahobuste tallamise, sõjariistade, surmariistade ja Jumala hävitava tulega senikaua, kuni nad loobuvad kõigist oma positsioonidest meie eludes.
ma tänan sind, Isand Jumal, et sinu elava veejõgi voolab läbi kogu minu vereliini, et puhastada kõik selle jäägid, millest ma olen lahti öelnud. Jeesuse Kristuse võimsas nimes. Amen. Autoriteet voolab seega positsioonist, mitte sooritusest. Süüteadvus aga ründab just seda positsioonitaju, pannes uskliku unustama, et tema ligipääs Isale on kindlustatud Kristuse lõpetatud töö, mitte tema enda väärilisuse kaudu. Vaimse autoriteedi vabastamiseks peab teadlikkus õigusest asendama süüteadvuse. Ja mõned olulised punktid, mida meeles pidada, on see, et saatan ei karda palvet, ta kardab õigust. Vaenlast ei hirmuta emotsionaalne anumine ega usklikud, kes üritavad oma pingutusega Jumalale meeldida. Ta kardab usklikku, kes mõistab oma juriidilist seisust ja meelevalda. Teiseks, Jeesuse nimi on juriidiline allkiri. Saatan mõistab taevast kohtusüsteemi paremini kui paljud usklikud. Jeesuse nimi ei ole mingi maagiline vormel, vaid volitus, mida saavad kasutada need, kes samastuvad Kristusega ja teavad, et nad on Jumala õigus temas. Seega, kui me astume palves Jumala ette, tuleb meil meeles pidada, et me teeme seda riietudes Kristuse õigusesse. Me ei suuda eales oma enese tubliduses olla Jumalale meelepärased. Kolmandaks on võidu jõustamine, mitte selle eest palumine. Kui sa oled midagi Jumalalt küsinud, siis peale seda tuleb sul hakata seda jõustama, sõna kohaselt. Vaimne sõda ei ole võitlus ellujäämise nimel, vaid Kristuse lõpetatud võidu jõustamine. Kui me kasutame Jeesuse nime, siis me ei esita palvet, vaid kuulutame välja juriidilise kohtu otsuse, mis on taeva kõrgeimas kohtus juba langetatud. Ja neljandaks, tunnistuse vägi. Meie suu läbi öeldud tunnistus viib meie teadvuse vastavusse taeva otsusega. See vaigistab süüdistaja, sest juriidilisel tasandil ei ole tal enam mitte mingisugust alust, millele toetuda. Saatan ei karda emotsionaalset palvet ega meeleheitlikku anumist. Tema suurim hirm on see, kui selgelt meie mõistame oma õigust Kristuses. Ta on hirmul juriidilise autoriteedi ees ning kardab usklikku, kes teab, et tema positsioon Jumala ees on kindel ja muutumatu. Kui see tõde saab ilmutuslikuks teadmiseks, siis me lõpetame enda kaitsmise ja hakkame jõustama Kristuse lõpetatud võitu. Me ei palveta siis enam nagu keegi, kes loodab, et teda kuuldakse, vaid me tegutseme kui see, kellel on juba volitus. Taevas toimib lepingu õiguse, mitte tunnete või religioosse pingutuse alusel. Ja keskne küsimus on see, miks saatan kardab õigust rohkem kui palvet. Vastus peitub õiguses, mitte emotsioonides, sest taevas toimib lepingu õiguse, mitte tunnete või religioosse pingutuse alusel. Autoriteet pühakirjas ei põhine mitte kunagi inimlikul kirel, vaid alati juriidilisel seisusel. Roomlastele 5.17 deklareerib, et need, kes saavad armu küllust ja õiguse anni, valitsevad elus Jeesuse Kristuse kaudu. Ja see valitsemine ei tule meie pingutusest, vaid vastuvõtmisest. Õigust ei saavutata, see võetakse vastu. Kaks täiesti erinevat õiguse maailma ja ainult üks neist kannab autoriteeti. Esimene on õigus, mis on määratletud kui inimlik sooritus. See on enese
pingutusel ja punnistusel ja moraalsel distsipliinil põhinev süsteem, kus aktsepteerimine Jumala ees kõigub koos käitumisega. See toodab ebakindlust, sest see sõltub tunnetest ja isiklikust järjepidevusest. Saatan ei karda seda, sest ta saab alati provotseerida ebaõnnestumist ja stimuleerida süüd. See kuulub vana lepingu mõtteviisi juurde ja oma vaimses maailmas ja see ei oma vaimses maailmas mitte mingisugust meelevalda. Teine maailm on õigus kui juriidiline and. See on uue lepingu õigus, mis ei ole midagi, mida meie teeme, meie ponnistame. See on see, kelleks me oleme uuesti sünni kaudu tehtud. See on võime seista Jumala kohalolus ilma igasuguse süü, häbi või hukkamõistu tundeta. 2. Korintlastele 5:21 deklareerib, et Jumal tegi Jeesuse patuks meie eest, et meie saaksime Jumala õiguseks temas. See on juriidiline staatus, mis on kindlustatud Kristuse verega. Ja Hebrealastele 10 ütleb, et ühe ainsa ohvriga on ta teinud igavesti täiuslikuks need, keda pühitsetakse. Jumal on see, kes pühitseb, mitte meie. Me võtame selle usu kaudu vastu. Kristuse veri on ristil juba võidu saavutanud. Võtame selle vastu, elame selles. Ma loodan, et sa said õnnistatud selle ja selle sõnumi kaudu. Võidusõnumi kaudu. Ole südamest tunnistatud ja tea täie kindlusega, et sinu taevane isa armastab sind. Sina oled tema silmatera. Amen. Järgmise korrani.